Innoka perel on suur rõõm kõiki tervitada tänase erilise päeva puhul. Ja praegu on meil tegelikult jooksmas Innokal 10. tegevusaasta ja see on 10. tegevusaasta esimene suur sündmus. Ja juba hoiatame ette, meil tuleb veel väga ägedaid tegevusi sellel aastal, kui me räägime õppeaastast. Ja siis, kui te tulite, siis tõenäoliselt te märkasite ka või olete varem märganud, et Innokal on siin üleval kena logo, Innokas ja seal keskel on katseklaas ja kus nullid kõik välja tulevad. Ja see logo on meil põhimõtteliselt meie tegevuse algusest peale ja see on tähistanud siis meie pikaaegset unistust. Ja see unistus tegelikult oligi, et me saaksime avada keemialabori. Ja meie keemialabor on avatud ruumis. Meil on selline soov, et ka kõik robootikud, kõik külalised, kes meil tulevad, siis me saame populariseerida keemiat. Et meie jaoks on see üks ülioluline loodustäppisteaduste valdkonna osa. Hakkaks kohe tänamisega pihta. Antud projekt sai eelmine aasta siis Arno Vooru selle noorte heaks projektile heaks kiidu. Suured tänud Arnole, samuti Eesti Teadusagentuurile, kes siis läbipuhkise sisustus on siia tekkinud. Siis Eesti Teadus-Huvihariduse Liidule suured tänud ja Haapsalu linnale suured tänud, kes siis toetasid meie koolitust. Ja muidugi hästi suur tänu, et me siin üldse saame selle omanikule, Andres Laidrile. Suur abiline on olnud meil kogu aeg Piret Sass, suured tänud. Ja mis on kõige tähtsam, et seda asjad ei ole nii mõtet, kui ei ole õpetatud. Ülle Aeg, suur tänu, et sa siin tulid ja sulle siin veel roodanud edasi. No labori mõte, kui sihukene tekkis ju sellest, et mõned aastad tagasi tundsid just põhikooli lõpuklassi õpilased huvi, et kas siin saaks keemia katseid teha. Just need tundsid huvi, kes tahtsid keemia eksamid ilusti või kenasti ja hästi sooritada. Teatavasti ju keemia õppe algab üldhariduskoolis 8. klassis ja 8. ja kuni 9. klassis on 2 tundi ainult nädalas keemiat. No sellega jõuab heal juhul teoreetilise aluse panna, aga katsete jaoks jääb kahjuks aega päev. Seda eriti veel, kui on 24. klassis, siis ikka ei ole veel. Aga meie pakume siis seda võimalust huvilistele üldhariduskoolist, kes tunnevad katsete tegemise vastu just reaalselt eelkõige huvi. Meie siis pakume seda võimalust siin. Ja siin on oluline roll muidugi selles, et ka projekti üks eesmärk oli formaalhariduse ja mitte formaalhariduse lõimumine. Ja selles siinkohal tahan muidugi suured tänusõnad öelda jällegi Laeärve koolile Jaan Mägi, kes siis on formaalhariduse esindaja, samuti Haapsalu põhikool ja Ormsi lasteaed algkool. Sest teatavasti LTT on oluline valdkond, kuna see puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondi. Ja LTT ongi siis loodusteadused, kus on siis füüsika, keemia, bioloogia, matemaatika, siis tehnoloogia on siis IKT, inseneeria ja täppisteadused, keemia, füüsika ja matemaatika. Ja seda me siis kõike siin selles tehnoloogia koolis loodustäppisteaduste all mõistame ja kõiki neid valdkondi proovime siis ka nii-öelda lisaks formaalharidusele, tavaharidusele anda siin huvilistele.
ja pikka sõnu ma ei tea. Igal juhul kõigile teile suur aitäh, kes te siia tulite. Lastele suur aitäh, et te nii suured huvilised olete. Te näete muidugi, et siin ei ole nagu põhikooli lõpuklasse, on just nimelt natukese nooremad, aga või väiksemates klassides on loodusõpetus, kus siis põgusalt puudutab seda keemiat, aga need huvilised tunnevad juba paraku keemia vastu huvi. Ja edu teile! Mina olen siin majas töötanud alates jaanuaris, nii et ainult sellel aastal praegu. Ma ei oleks osanud siia ennast pakkuda, kui mind ei oleks kutsutud siia ja ma olen siiamaani väga imestunud, et Läänemaal ja Haapsalus on nii palju keemiahuvilisi õpilasi ja isegi allakooli õpilasi. Suured tänud lapsevanematele, kes siis on kindlasti seda huvi kodus innustanud ja ergutanud ja väga paljud õpilased siin rühmas või siin koolis on need, kes käivad mõnes muus tunnis siin koolis, huvikoolis ja siis nad liitusid ka keemiaga. Täna on nendel lastel absoluutselt muu ülesanne. Mina annan oma nagu juhtiva omaduse õpetaja omaetused täna nendel üle. Neil on kõigil roosad kindlad käes, peaaegu kellel mahtusid lekitage, kes siin katseid hakkavad tegema. Ja nad on ka minu abilised natukene, ma ikkagi Angelaga siin vaatan praegu, et midagi õnnetust ei saaks juhtuda. Ja mina tänan ka, kuigi juba Tiit tänas siin kõiki neid rahastajaid, koolitajaid, kõiki neid, mina ühinen nende samade asjadega, aga mina tänan meil ka Angelat ja Tiitu, kes üldse võtsid ette projekti kirjutamise. Mina ei oleks üldse selle peale tulnud ja selliseid projekte on. Mina olen kogu aeg koolis töötanud, tavakoolis. Ma töötan ka praegu koolides. Linnaks on minu 3. töökoht. Ja mul on väga hea meel, et ma saan töötada sellises toredas kollektiivis ja selliste toredaste keemia väikeste teadlastega. Nii, lapsevanemad, täna on teil kindlasti suur rõõm ja võimalus. Te kannatamatult ootate, millal te saate mõne keemiakatse teha. Ärge nii suurt rõõmu ka välja näidake praegu. Sest siin teil on palju rohkem, kui meil siin katsete kohti on. Et siin on ainult praegu, kes sees see saab siia katsesse. Aga meil on ju teisi punkte veel. Et kui keegi tahab lausa keemia ristsõna teha või keemia ringi ristsõna, siis on see võimalik täiesti ja ei taha katseid teha. Siis, kes tahab molekuli mudeleid kokku panna ja tahab meelde tuletada mõne sümboli ja elemendi, mille te kõik täna kaasa võtsite, siin vaatasin, raud on kõvasti ja kulda toodud, siis nende võimalus on ka seal laua peal, kusagil kindlasti on inimesed ja juhendajad ja õpilased juhendavad seda kõike. Siis on 3D prillid, Lehvita, roosa hinnast, sul lihtsalt ei mahtu, ma järgmine kord tellin sellist. Ja siis on meil veel ka kosmose. Meil on materjali omaduste ja keemia seosed ja füüsika ja keemia on ju kõik seotud. Nii et ma arvan, et kõik see on kusagil seal mõõga taga. Seal Jaanuse selja taga. Jaanuse selja taga. Nii et käige ringi, otsige mingeid kohti, kus te tahate olla, kuigi keemiakatseid meil on praegu siin ainult 8 kohta. Kokku 16 inimest saavad. Jaa, et 2, kui üksinda ei julge, siis 2 kaupa ikka saavad teha, kus õpilased teid juhendavad. Ja kui nemad natukene ei tea kõiki, läheb ärevusest meelest ära, siis meie Angelaga kohe tormame appi ja olen kohe teile abiks. Nii, ma vaatan, kas need tähtsad tabelid veel midagi ütlevad. Lapsevanemad ja külalised ja õpilased ka. Soovin teile loovust ja lusti. Kedagi, kes soovib siia ette tulla ja paar sõna öelda, siis tere tulemast, palun. Ja siis meil proovime niimoodi, et nemad siin suulisid täiesti näevad. Et kuna ma juba liile rossin, siis ma hakkan teile üle kandma.
Oma viimase keemiakatse tegin ma eelmise sajandi eelviimase kümnendi lõpus ja ma lootsin, et ma ei tee seda mitte kunagi. Ma loodan, et teil huvi jätkub kauemaks ajaks ja huvi hoidmiseks jõudu. Haapsulinn. Kõigepealt head lapsed, aga lapsevanemad õpetajad kõik. Meie seos Angelaga ulatub märkimisväärselt rohkem kui 10 aastat tagasi, nii et mina olin Junior Achievement Eesti ja Eesti esindaja, kes õpetab ettevõtlusharidust ja õpilasfirmasid. Ja Angela on, ma ei tea, kas hea näide või halb näide sellest, mis saab liiga ettevõtlike ettevõtlusõpetajatega. Nad lihtsalt teevad ise kas oma firma või midagi muud sellist. Nii, Angelas ta tegi. Noored, te õpite siin keemiat, te õpite siin kosmost tundma, robootikat, palju muid asju veel. Kas te teate, et sellist kohta, nagu on siin Haapsalu külje all, ei ole mitte kuskil Eestis, ei ole isegi Tallinnas. Teil on kohutavalt vedanud, kasutage ära oma võimalusi, sellepärast, et võimalused on ainus asi, mis teevad inimesi õnnelikuks. Kui võimalusi ei ole, siis ei ole õnne ka. Nii, ja mida ma veel tahan öelda, peale selle robootika ja keemia, te jälgige Angelat, jälgige kõiki neid õpetajaid siin ja võtke nendest eeskuju. Tähendab, nemad on need, kes viivad oma unistusi ellu. Vaatamata sellele, et vahel on ikka väga raske. Kui Angela alustas siis ja rääkis, et mida nad tahavad hakata tegema, ma mõtlesin kohutavalt tore, aga vaevalt võimalik. Seda viimast asja Angelale ei öelnud. Praegu on siin sündinud märkimisväärselt rohkem, kui Angela tookord unistas. Unistustel on selline omadus, et kui üks asi läheb täide, siis teine unistus on suurem. Ja see, mis siin sünnib, on lihtsalt fantastiline. Meil on juniori poolt Angela, sulle ja kogu... ma veel tahan öelda, Angela ei ole üksi. Angela kõrval on kõik need fantastilised inimesed, Tiit, Pille, nüüd keda mina ei ole varem näinud, aga teisi ka veel. Ja ei tohi ära unustada Madist. See on lihtsalt täiesti fantastiline, kuidas teised inimesed ka toetavad oma enda töö ja kõigega seda, mis siin sünnib. Nii et aitäh teile kõigile!